Tere kõigile! Pole ammu sellise suure seltskonna ees olnud. Viimati kunagi rääkisin Teslast, aga nüüd tuleb rohkem vist näidata võib-olla rohkem, palju võib-olla juttu ei teegi. Nii, edasi on paremale või, seesama, jah. Tähendab, raadio areng aegade hämärlusest. Arvasime sellise pealkirja, et Eesti raadioamateurism on 100-aastane ka sinna juurde. Põhiline võib-olla on see, et Eesti amateurism on 100-aastane, saab vähemalt varsti. Tähendab, asi on nüüd selles, et ma nuhkisin välja internetist vähemalt 3 nimestikku. Üks oli sakslaste poolt, üks oli venelaste poolt ja teine oli vist brittide oma, kus öeldakse, või tuuakse ette või tuuakse välja üldse, kes on tegelenud raadioga või siis traadita, tolla nimetati traadita telegraafe. Ja ma leidsin nüüd palju niisuguseid isikuid ja tükk maad varem, kui olid Tesla ja Marconi ja Popov oma leiutistega. No siin on nüüd siis üks Hispaania arst ja leiutaja, Francisco Salva Campillo. Ma ei tea nüüd, kas te loete ise või midagi siin, ma ei hakka vist kõik lugema teile see ette, see pole mõtet vist, jah. Et see mees Saksa andmetel vähemalt tema tegevusala oli elektrilise telegraafi raadiosignaalidega üleandmine, ei tea, 1795, kui tõenäoline see üldse on, aga sellised andmed olid tema kohta ja üldse need andmed on igasugused väga napid igal pool. Ja pealegi huvitav, et ta leiutas mingisuguse elektrolüütilise telegraafi, seda saab ka kuskilt võib-olla internetist uurida. Teine mees selline oli üks Johann Philipp Wagner. Asi on selles, et me teame, loete sealt ise, eks ole, ta leiutas sellise elektromagnetilise haamri. See on nagu, ütleme, katkesti, mida kasutati hiljem Ruhmkorfi poolise. Aga siis tuleb välja, kui hakata Ruhmkorfi pooli uurima, siis et hoopis tema ei leiutanudki seda pooli, hoopis üks Nicolas Callan 1836. Ja kes oli katoliku preester ja füüsik. See on jälle huvitav, et üks oli arst, teine oli füüsik, nii et ta tegelesid mingisuguse leiutamisega, aga oma põhiala juurest. Ameerika hambaarst jällegi ja leiutaja, Mahlon Loomis. Tema on üldse väga huvitav, tähendab, ta kasutas 2 tuulelohet, lennutas üles pika peenikse traadi ja siis ühendas sinna, seal on muidugi nüüd öeldud üks variant, et kõrgsagedusdetektorit ja siis sädesaatjad, jah. Aga siis teine variant on, et tal hoopis oli 2 galvanometrit, mis olid sellise 22 kilomeetrisega vahemaaga, samamoodi lennutas lohega peenikse traadi ülesse ja siis võttis maanduse galvanometriga. Ja teisel pool oli samamoodi, nii et kui siis ühe galvanometri maandust kindla ühendada, siis teise galvanometri seir hakkas kõikuma. Olevat nüüd siis mingi side, võib-olla on, ei tea. Ei lähe järgmine või? Vajuta valet või? Ei, see ikka. Kas peab klahvi pealt vajutama? Võit esimene läks, jah? Küll, jah. Oota, ma vaatan. Nüüd vist. Nüüd toimib. Ma ei tea, miks see ei tööta. Siis ma panen noole pealt see. Hiire nupu siin praegu. See sama hiire rull. Aga noolega ei saa või? Ma vaatan, mis läheb saab. Ma tean, aga ei tööta vist. Jah, küll. Küll siis hiirega või? See on olnud. See on järgmine, sealt said. See on järgmine, jah. See on nüüd see Wagneri katkesti Summeris.
tol ajal nad siis kasutati seda sellist summerit tegelikult uksekellades, mis töötasid alalise voolule. Aga nüüd siis leiutati ka niimoodi, et näiteks panna sinna selle kontakti külge antenn ja teine kontakt siit maandada ja tulebki, kui on seal patarei ka, ja tulebki ju tegelikult juba saatja. Ja veel summeri kasutust. Tegelikult ühes kohas ma leidsin amatöörraadiojaama skeemi 24 aastast, kus oli samamoodi kasutatud summer ja siis on võti on olemas all, sidestatud võnkeringid ja vastuvõtja oli siis teisel pool samamoodi, sinna siis võis panna siis mingisuguse vastuvõtteseadme, ei tea, kui nüüd see oligi niimoodi. Siis oli üks ameeriklane Bostonist, Amos Emerson Dolbear, tema 1882 demonstreeris juba Londonis, mida ta nimetas elektrostaatiliseks telefoniks. No vot, nüüd ei tea, kuidas see töötas, samuti ei ole sellised andmed, aga paljud pidasid tema mikrofoni ja seda telefonisüsteemi palju omast paremaks. Võtta kinni nüüd. Ja huvitav, et alles nüüd hiljuti aastal 2005 Hispaania Navarra ülikooli professor Angel Faus tuli avaldusega välja, et hoopis raadioleiutaja oli üks Valencia insener Julio Cervera Baviera. Et tema olevat siis koos Marconiga töötanud, koos tema assistendiga George Kempiga, aga ei tea nüüd, kui tõene see jälle on, ja siis ta ütleb, et Marconi leiutas raadiotelegraafi ja tõestas selle tõhusust 1901, kuid ei tootnud raadioid kuni aastani 1913. Ei tea, Marconi läks Inglismaal ju päris varakult ja hakkas seal tegutsema, oma firmad ja muud asjad. See on Dolbeari saate vastuvõtte ahelad, selline ilmselt väga lihtsustatud asjad, mikrofon sinna pandud patareiga ja selline süsteem, sellised andmed on siis internetist. Ja üks leiut oli veel, Roberto Landel de Moura, Brasiilia, jällegi preester. Huvitav, kas ta siis muud ei olnud teha, kui leiutada. Ja need on üldse tema sai Ameerikas patendid huvitavate seadmetele, wave transmitter, wireless telefon ja siis wireless telegraaf, nii et kui tõeliselt kõik need asjad olid, 1904 tegelikult oli juba ju midagi olemas mujalgi, nii et siis ta ikkagi midagi võib-olla tegi. Nendest 3 mehest me ei hakka täna rääkima, aga siis arvatakse, et kõige esimene raadioühendus oli siin Londoni ja Dartfordi vahel üks inglase Mead Dennisiga teostatud, et olevat esimene amatöör, ei tea, võib-olla oli. 1905 oli, see oli nüüd, ma ei tea, see on mujal ka olemas, aga venelaste poolt, tol ajal oli Soome ja Vene impeeriumi koosseisus ja siis venelased ütlevad, et see on nende raadioamatöör Erik Tigerstedt, kes töötas oma jaamaga ja segas Vene sõjalaevade sidet. Tema tuli sekkuda politseiga, tal võeti aparaadid käest ära ja edasi läheb, et olid 2 raadioalast, võtleme tol ajal veel telegraafikonverentsi 1903-1906 Berliinis ja teisel konverentsil võeti siis kasutusel termina raadio, see siiamaani on ainult traadita telegraaf. Siit näete edasi, et on üks ajakiri juba tol ajal välja antud ja esimene raadiohuviliste klubi New Yorgis ja juba 1911 olevat olnud USA-s juba ligemale 10 000 raadioamatööri, raadiojaama, võib-olla küll, sest USA hakkas kiiremalt arenema kui Euroopa poole. Ja siis, kui võeti vastu see raadioseadus, siis hakkasi juba amatööridele litsentsi nõudma ja anti kasutusele 200 meetrit, 200 meetrist lühemad lained. Tol ajal küll arvati, et see üldse kasutuskõlblik, aga tuli vastupidi välja. Üks esimesi USA amatööre, Hiram Percy Maxim,
mitme kutsungiga isegi, tol ajal kutsungid olid justkui niimoodi isevalitavad. Tema oli eestvedaja ARL-i loomisel, samuti Jaaru loomisel. Ja mis on huvitav, et tema isa oli kuulsa Maksim kuulipildu leiutaja. Esimene amatöör Venemaal oli üks Fjodor Lvov. Esimene Atlandi amatöör side peeti 1923 prantslaste ja ameeriklaste vahel. Nii, vaatame, mis edasi saab. Eestis. 7. mail teatavasti üks Popov leiutas või õigemini esitlas oma seadmeid Vene Teaduste Akadeemias. Ja see ristiti raadiopäevaks ja huvitav, et õige varsti jõudis Popovi leiutis ka Tartusse, selle tõi ülikooli füüsikaprofessor Sadovski, kes oli Tartu Ülikooli 6. füüsikaprofessor üleüldse. Ja esimesest raadiosidest Eesti kohta kirjutas teataja. Lugege see läbi. Esimene raadiotelegraafijaam Eestis oli Tallinna Balti sõjalaevastiku rannajaam. Ja siis ehitati 1911, tuli Ruhnu saarel ehitatud jaam, Saue linna külje alla, üks Aligu küla on, võib-olla keegi on seal käinud, on näinud midagi. Seal on üks vana hoone veel järgi, muidugi ta oli 2002, ma käisin seda vaatamas, siis ta oli alles, praegu ei tea. Ja Kõpu tuleturni juurde ehitati üks raadiojaam ja siis ehitati väga huvitav koht Lood-Eestis Peraküla Allikjärve kaldale. Tegelikult seal Allikjärves on niisugune poolsaar sinna peale. See oli spetsiaalne luure eriotstarbeline raadiojaam, mis luurati Saksa laevastiku side järel. Seal on muide olemas hoonete vundamendid, mis on sisse kasvanud juba metsa ja mastide vundamentid, need tõmmitsate vundamendid ka. Nii, ringhäälingu areng Eestis. 1918 Eesti valitsus sai sakslaste käed ära osta ühe selle Saksa suure summa Saksa marga Tallinna raadiojaama ja hakati siis asjaga uurima, muidu alguses peeti sellega ainult sidet välisriikidega. Aga siis esimene raadioaparaadi demonstreerimine oli siis 21. aastal ja muidugi hakkas huvi tundma rahvas selle vastu ja hakati nõudma ringhäälingut ja siis 24. aastal toimus esimene ringhäälingu katsesaade Haapsalu rannajaamast. Sellega tegeles põhiliselt Ernst Laurmann, üks Eesti esimesi selliseid ärksaid mehi, kes tegeles just saatejaamadega. Aga siis 25. septembris kuni 26. teostati pidevalt katsesaateid ja siis 26. 8. detsember ongi siis regulaarne Eesti ringhäälingu töötamise kuupäev. Siis ehitati Lasnamäele uus jaam, siis muudeti riigi ringhäälinguks ja siis nii edasi 37. detsembris läks tööle Türi ringhäälingu saatejaam, selle ehitas Marconi firma ja 41 suve läivitati kõik 3 kesklaine saatjat taganevate vene meeste poolt. See on nüüd Ernst Voldemar Laurmann, ta oli üks esimese raadiotehnika pioneer Eestis, ehitas Venemaal raadiojaamu, seal hulgas Tsaari jahtlaeva standardile ka raadiojaama. Ja siis temaga oligi see Haapsalu katsete tegija. Muidugi tema elu lõppes Solikamskist jällegi, miks. Kopli saatejaam oli sellise mastiga. Nii, raadioamatörismi areng. Ilmselt te teate juba neid nimesid, ma ei hakka neid siin uuesti kordama, sest raamatus on kõik olemas, kui te olete seda raamatut lugenud,
see on väga huvitav raamat. Ja ilmselt saab seda osta muidugi. No alguses olid need kutsuksüsteemid olid nii, kus keegi tahtis omale võtta. Ja siis hiljem muidugi peale Washingtoni seda konventsiooni, siis seadustati need asjad ja siis lõpuks Eesti sai omale selle ES, muidu olid igasugused oma leiutatud kutsungid. Ja siis aasta 31 ilmselt siis loetakse amatürismi alguseks, vaatamata sellele, et 24 juba olid mehed olemas ja midagi teinud, kuulasid eetrit hoolega. Ja 38 võeti siis Jaaru liikmeks, aga muidugi jälle 15. detsember 40 kõik raadiojaamad jällegi pitseeriti ja keelati ära side. Ega meil vist enam ei ole sellist härrad, kes mäletaks seda. Ei ole. Viimane suri ära 16 korda. No vot see on nüüd siis Leesventi, see vasakpoolne aparaat, see on tema esimene. Ei, see on tema teine ehitatud vastu, et ma ei tea, esimest ilmselt siis ei olegi selles mingist pilti. QTC saab ka selle esimese aparaadi. Aga võib-olla küll, jah. Selles värskes QTC, mis nüüd praegu saanud. No see on nüüd siis Vitalis Suigussaar. Ei ole küll hästi nägu näha, aga tema pidi olema, jah. Ta oli, algus oli vene nimega, hiljem eestistas. See on nüüd 20. aastast ühe saatejaama skeem, see on Tormalini käsiraamatust võetud. Tormalin oli üks ergas ärimees, kes Eestis tegutses raadiote kokkupanemise ja raadiote müügi alal. No siin on nüüd need on need siin ei ole muidu kõik need Vitali Suigussaar keskel ja Tumma paremal ja see on teine on see Tumma vend. Nii et 2 esimest pioneeri on need olemas, meie raadiopioneerid. Vanim säilinud Leesventi QSL kaart. Paul Sammet oma koduses jaamas Tallinnas. Leopold Vedru jaam näitusel sai kuldraha. Vot huvitav, vanasti nimetati seda medalit kuldrahaks, eks ole, kas ta sai päris raha või sai midagi muud. Ants Pärjel, 3-astmelise saatja, Ülduade, Karl Kallemaa, amatöörraadiojaam 36. aastast, 38 Kallemaa oma jaamaga. Tema diplom, Leopold Vedru mast, puitkonstruktsioon pidi olema, jah, olevat olnud 25 meetrit kõrge. Huvitav, kus ta Tallinnas elas, kas sinna lubati panna mast niisugust? Karl Kallemaa kaart, Arvi Topsi kaart, Richard Paide, 30 aastat edukamaid Eesti amatööre olevat olnud. Hiljem oli Saksamaa sellise kutsungiga. On võib-olla keegi pidanud sidet, ei tea. Ta kuskil 50 vist suvi. Olev Saarep, välipäevade organisaator. Esimene välipäev Porkunis 37, Tops, Toom ja Tõnis Piip. See parempoole veel, see Ants Tõnis Piip, see on siis Eerik Piibu, kes on ES5 raadio Viktor, tema isa ja siis kuulsa välisministri Ants Piibu mees, tema poeg, eks. Ants Piip on siis Eeriku vanamees. Teine välipäev, seal on tuntud mehed on vist Olbrei, jah, ja tema selja taga Isotam. Keegi kindlasti mäletab Isotamme tehnikumist. Olbrei, Friedrich Alfred Olbrei, tema lühikene elulugu oli ka sõjaväelane aga jah,
tema oli veel, ta oli auliige ka, ERÜ, Eesti Amatööride Ühingu auliige. Arreteeriti küll, aga lõpuks ikkagi pääses 56. aastal asumiselt. 39 aasta juhatus, Eesti Raadio Amatööride Ühingu juhatus. Sõjaväele arenduse, Isotamme ja Vitali Suigussaare raadiojaama konstruktsioon selline. Vaat nüüd ei tea täpselt, kas ta oli 5 meetri peal või kus seda ei ole seda märgitud, kirjutatud. Gustav Toom, ULL sidesaavutaja. No, Isotamme lühikene elulugu. Tormolen ja Koov, selline üks raamat on olemas, kataloog mul. Seal ta toob välja kõik raadiotehnika põhitõed ja tol ajal minu meelest tema vist juba asutas selle firma Saksamaalt ei tohtinud tuua raadioid, muidugi tohtis küll, aga tollimaks oli suur, siis nad tõid osadena ja pandi Eestis kokku. See oli siis kõige odavam asi, et sai niimoodi. Vot siis olid ja ajakirjad ilmusid mingil ajal, see on nüüd 36, ma ei tea, hakkas ilmuma oktoobris, jah. Aga kui kaua ta ilmus? Mul on 36 aasta olemas, aga rohkem pole leidnud ja ei tea, kas oli ta kauem või ei olnud või. Siis oli üks hea raadio käsiraamat tolleaegne oli Neidorfi oma. Seal oli väga põhjalikult kõik ära seletatud. Veel üks raadio, see oli rohkem Eesti Raadio Ühingu häälekandja. Seal oli saatekavad, Eesti omad ja välisriikide jaamade saatekavad ja siis niisugusel lühikesi raadio näpunäited just puhtkuulajatele ainult. Sest see on ju, mis aastast ta oli, 34, aga kui 27. aasta, see on 26. 7. aasta raadio, seal ju nimetati amatöörideks need, kes kuulavadki raadio ringhäälingu jaamu, sest see amateurismi põhimõte ei olnud päris nii selgunud. No see on nüüd veel natuke enne sõja algust, mis siis siin toimus, on säilinud terve patakas neid ringkirju, RAÜ ringkirju, kus antakse amatööridele igasuguseid näpunäited ja see on umbes nagu praegu meie QTC. Täpselt sarnane oli, jah, tõrkitud, muidugi käsitsi tõrkitud, aga neid siis levitati amatööride vahel, jah. Limiteeritud ajavahemikel oli siis sidepidamine lubatud ja siis vahepeal keelati sealt jälle rabaks. No vaat, sõda ju hakkas juba Euroopas ja sellepärast keelati ära täielikult 39. 3. november, aga siis mõne aja pärast muudeti, anti vastavad kellaajad, millal tohib töötada ja siis iga päev jälle ja siis jälle muudeti, nii et see on pidevalt niisugune mäng käis 40 aastal ka kogu aega. Ja siis ringkiri, nimekiri, tegevliikmed oli 55, neist kutsungiga 37, noorliikmed oli 4, kutsungiga 2. Aga üks teine nimestik annab hoopiski, natuke väiksema number, aga siis see on vist varasem. Sidet võib pidada ööpäev läbi, see oli huvitav, et 30. märtsist 40. aga siis jällegi kohe varsti, vahesti, see on välipäev, jah oli, aga siis kutsungid 15. detsembri 40, kõik raadiojaamad pitseeriti, nii et siis enam polnud mitte mingisugust sidet lubatud. No ja see on nüüd siis, see on aasta 49, lühilaine amatööri teatmik Kallemaa ja Rajasaar. No see on nüüd, ütleme, et side selle järgmise
perioodiga peale sõda. No näed, mul on 25 minutit. Midagi veel huvitavat, et ma ei tea, see muidugi asi ei toimunud, sest 39 aastal tuli Karl Kallemaale üks kiri Ameerikast, et temale saadetakse üks kaasaegne vastuvõtja. See on raadioleht number 13, 30. märts 39. Ja siis neid raadioid kuskil, siin on kirjutatud, 30 tükki saadetakse Euroopa riikidesse ja tahetakse saada tagasisidet, et kuidas see aparaat töötab. Aga mul on see kahtlane tunne, et vist ta seda kätte ei saanud. Mis firma asi see oli? Oot, ma nüüd ei, kas ta oli äkki Hammerlund või? Ei, Radio Corporation, Ameerika raadiokorporatsioon, jah. Seda ta kätte ilmselt ei saanud, jah. Ja no Eesti osa raadioamatööre, ma ei tea, 3-4 isikul olid need omad töökojad päris, kes kas lausa tootsid aparaate või siis remontisid neid, tegid mõõteriistu igasuguseid, samuti mereväe laevadele saatejaamu ja sõjaväe raadiojaamu ja siis igasugust muud tehnikat. Aga muidugi siis oli siin ongi Jaakson ja Jätmar ühed pildid, kus on tal siin igasugused seadmed, transformaatorid ja aladid ja kõik võimalikum suur tootmine. Eestis muidugi, see lisaks ütleb, et Eesti raadiotööstus oli väga arenenud, oli ligemale 10-15 suuremat tootjat ja kuskil üleüldse võis olla Eestis mingi 40 igasugust elektro- ja raadiotehnika väiksemat tootjat ja äri. Nii et see tööstus oli päris suur. Näiteks, Retti muidu teate kõik, see Tartu telefonivabrik, Are aktsiaselts, siis oli Davidov, siis oli Standard Rammul ja üks Ülo raadio, Tere raadio, Suprema, Ars, ETK, Aglo. Nii et neid oli massiliselt. Aglo tootis igasugused toiteseadmed ja tuulegeneraatorid ka akude laadimiseks. Aeg saab vist täis ja ega mul rohkem polegi eriti öelda. Aga üks huvitav seik veel Eesti imeliku, kas nüüd imelikude meestest, aga 30. keskpaiku läks mitu meest Aafrikasse, Abyssiniasse, see on Etioopia. Ja üks mees oli seal keisri Hellassi, tema nagu spa või tol ajal, eks muidu spaad ei tuntud, aga oli väga mingisugused terviseallikad ühes kohas ja sai selle süsteemi ülemaks. Ja siis tulid sinna veel paar Eesti meest, üks oli Leias, Georg Leias, Viljandi mees, tema oli isegi vist mingisugune teatriharidusega, sest ta oli mänginud seal nendes ühes teatritükis. Ja siis Leias sai selle keisri aednikuks mingi aja pärast, sest teine mees oli keisriga tuttav ja nii sai tema keisriga tuttavaks. Ja siis mõne aja pärast keisri ütles, et kuule, nüüd sa pead minu lossis kõik grammofonid, mikrofonid, raadiot korda tegema ja mängima panema. Ja ta tegi seda. Huvita, kas ta oli mingi raadiotehnika haridusega või ta huviline, sellest pole kuskil kirjutanud. Ja lõppkokkuvõttes ta ehitas Haile Selassiale veel raadiojaama ka. Aga see jäi pooleli tal, sest kuna itaallased allutasid Abyssiini ära, 38 juba tungisid Aafrikasse ja siis jäi see asi katki. Nii, ma tänan, et kuulasite ära, ma ei tea, kas oli sujuv, oli huvitav. Äkki kiire küsimus või? Ma tahaks, ja ma tahaks öelda ühe repliigi. Ma näen ainult 5 inimest, kellel on sildid rinnas. See on üks paha asi.
meil on nii palju noori amatööre, eks ole, ei tunne mitte keegi, mitte kedagi praktiliselt. Vanemaid mehi ma veel tunnen, eks ole, ahah, 6, aga nooremaid absoluutselt muidugi, ega me käime ju koos ka harva, aga ikkagi. 3D printeriga võiks saada. Oli küsimus või? On mingi kiire küsimus klaarist või ei ole läheme? Ma saatsin ringi 4 kausta igasuguste piltidega ja raadiopiltidega ja kokkutuleku piltidega, nii et või vaadake. Okei. Suured tänu veel korra. Aitäh!